Harjutus dead bug ja femur arcs. Selleks tule selili. Jätta põlved kõveraks. Käed võivad toetada sind keha küljel matil või olla ka vaagna peal puusadel. Selle harjutuse eesmärk on saada jalad liikuma iseseisvalt, ilma et ülejäänud keha peaks kaasa liikuma. Tõstad ühe jala õhku 90 kraadi peale ja viid alla tagasi. Sinu vaagen proovib säilitada neutraalset asendit. Sinu roidekorv pehmeneb alla mati poole. Kael on mõnusasti pikk. Ja jalg, mis jääb alla mati sisse, kannab natukene rohkem raskust läbi jalad alla, et teine jalg saaks kerkida õhku. Kui sa paned tähele, et tõstes jalga sa pöörad oma vaagnat, siis too käed puusade peale, proovi säilitada vaagnas stabiilne asend ja tõsta neid jalgu rahulikult ükshaaval, nii et see vaagen püsib keskel paigal. See liikumine peaks olema väga kerge ja ta ei tohiks sinult väga palju nõuda. Kui see harjutus on hetkel liiga raske, sa tunned, et su kõhulihased pingutavad tohutult kaasa, tuharad lähevad pingesse, jalad lähevad pingesse, siis selle asemel, et tõsta seda jalga kohe õhku, hakka libistama jalga enda poole, kandtuhara suunda, kuniks see jalg ise kerkib kõhu peale ning vii see jalg alla tagasi. Proovi teist jalga libistada tuhara poole kandaga, kuniks jalg kerkib rinnakule ja seejärel viid alla tagasi. Sa otsid selle harjutusega iseseisvat liikumist jalas puusaliigesesse ja stabiilsust vaagnasse ning ülejäänud kehasse. Kui sa tunned, et sul on leitud stabiilne asend jala liikumistega ja tõesti sa liigud reialuuga, reialuu pea pöörab end puusaliigese sees selleks, et jalga tõsta, siis samm edasi siit on tuua mõlemad jalad õhku 90 kraadi peale ehk laua asendisse ja minna ühe jalaga alla mati sisse ja tagasi. See asend on juba palju väljakutsuvam kõhulihastele. Nii et kui sa tunned, et jala alla liikumisega hakkab selg minema nõgusaks matil, siis tule tagasi, mine kas eelmise harjutuse juurde või liigu poole vähem selle jalaga. Sa ei pea maad puudutama, sa võid liikuda vaid pool maad. Kui sa sooviksid ikkagi midagi puudutada varbaga, et aru saada, kuidas sa liigud, pane oma jalgade alla midagi. On see siis mõni kingakarp, joogablokk, mõni madalam taburet, tumba, midagi, mida sa saad puudutada või raamatud virnas. Ja lähed puudutad ja tuled tagasi. Kui see on käpas, siis lähed matini ja tagasi. Kindlasti proovi jälgida, et su ülakeha ei läheks väga pingesse. See on normaalne, et alguses meie keha töötab natukene üle, sest harjutused on uued, närvisüsteem alles õpib. Mida edasi, seda lihtsamaks harjutus muutub, seda enam tuleb sul kontroll oma keha üle ja sa saad lõdvestada rohkem.